täna ma tahaks küll arvata, et siin läheb päris tuliseks andmiseks. No loodame, et läheb. Kristo Tohveri avavile on kõlanud ja Flora pani ka palli mängu. Flora siis täna koduvõistkonna. Jah, ja vist, kas opa, siit on mu variant Levadial minna 1-0 juhtima, aga oi, mis tõrje teeb. No ikkagi Peetson ise selle olukorra võitles endale kätte. Aga siin Levadia võimalus ja tuleb Lapa väravast välja ja tõrjub selle Sakarljuka löögi. Ja läks Sakarljuka. Aga edasi on teda keerulisem saada, nii et läks sellise natuke seifima variandi kasuks valitud teed pidi. Kolmas tõrje Lapalt, seega rolli või mitte selles olukorras siis Flora poolelt vaatame selle olukorra ja Lapalt suurepärane reaktsioonitõrje. Tammik kauge! Tanel Tammik 36. minutile. 1-0 Levadia juhtima, oi, mis purakas see oli. Nende 7 senderdusega tegema vasaku jala soojaks. No nüüd valis uue positsiooni keskel pool ja no täiesti püüdmatu oli see praegu Lapa jaoks ja väga ilus löök ja Levadia tegelikult võtab teenitult siin. Pukk, senderdus. Oi, kus siin eksiti. Ja võitleb nüüd Luka, läheb vasakuga löögile, Anilt tõrje. Anilt esimene korralik sekkumine selles mängus. Luka pakub ka, lähebki Lukale sööt värava ette ka Ivoro vahel ja lahtise palli ei saa Ani esimese hooga kätte, aga lõpuks kuidagi põrkab seda alle kinnaste vahele. Mängitakse see karistuslöök lahti Kreida kaugelt ja Ani tõrjub. Ja Peetson seal läheb kontakti karistusalas Koloboviga. Seal poolel ikkagi on paremini oma asjad toimima saanud. No kindlasti jah, et mitmel puhul on jõutud Levadia kasti ja siin ka ohtlik olukord. Kalmõkov maadleb seal, kes seal täpsemalt nüüd lisaaega saanud mängida. Floral siis viimati eelmisel hooajal. Jah, ja Levadia selle karikafinaali kaotas. Kaugelt nüüd teeväljalt nurgalööke teeninud. Parem pall tuleb kõvasti. Ani päris hästi ikkagi. Lõppkokkuvõttes sekkus ei olnud lihtne. Midagi täitsa löömata ei ole Flora tõesti jätnud. Võib-olla nüüd! 87. minutil me just rääkisime, kas meid ootab lisaaeg. Flora saab 1-1 viigi kätte. Midagi löömata ei jäeta, aga lihtsalt need, mis on võimalik ära lüüa, lüüakse sisse. Kes lõpuks selle sisse pani? Sander Alamaa ja kui ma õigesti nägin, siis Sander Alamaad plaaniti välja võtta ja kas võetakse ka nüüd? Kas see oli Sander Alamaa viimane puude selles? Ka nüüd oma esimesed pallipuuted tehtud, tema on ka siin hooaja lõpus ikkagi väga hea soos, saab esimese löögi ka kirja, läheb see rikossetist üle värava. Palli suunas. Aga nüüd Kalimullinil vasakul äärel palju ruumi. No jalad on vist päris väsinud noorel mehel ka. Senderdus! Sööda! Senjovile pall, on võimalus Senjovil hoog üles võtta. Vasakult äärelt Topstiks tuleb karistusalasse, saab ka löögile. Allikule kohale. Alliku, pall värav ette, Sergei Senjov 99. minutil ja Flora on 0-1 kaotusseisu, 2-1 eduks. Ja kes selle värava sepistasid 3 peale, Tostik, Alliku, Senjov. Kõik varumeeste pingilt tõusevad sealt need põhiraskust kandnud mehed ja hakkavad siin niite tõmbama karikamängu lisaajal. Ja 8. finaal, ei ole me kuskil seal lõppfaasis kordust väravast. Tuleb siit Kalmõkovilt löök ja Ani tõrje. Korralik purakas sealt tuli, aga Ivoro eksis, tuli välja ja on võimalus kohe. Valtmets jätkab edasi Senjovile, Senjov lööb ja Ani tõrjub. Saab ka lahtise palli kätte. Keskele, võtab keskele, paremal löögi koht ka. Ei lähe, Alliku astis hästi vastu. Torreselt kaugelt, aga napilt üle. Kahe silma vahel, et kas Anil korra käis seal kets ringi all ja ei saanud nagu kohe sealt paigalt nii hästi minema. Flora nurgalöök, Senjov! Ei ole penalteid vaja! Ikka tuleb Flora kolmas ära ja Sergei Senjov lisaajal teine. No ilusti kerkib ja Allikust panevad mehed hüppavad kõrgemale, aga no ei ole siin penalteid vaja, võib ka nurgalöögi vastu võtta ja 3-1 tabloole sättida. No kas on tehtud? 10 minutit minna. No tehtud veel ei ole, aga suur samm on küll astutud. No ikkagi kogenud mehed Floralt pingilt tulevad ja teevad. Ja tõusevad ka siin Flora pink püsti ja kohtumine ongi lõppenud.
FC Flora esimese poole kaotas 0-1, teisel poolajal lõi 1-1. Curro Torres, Curro, a really tough loss. You dominated one and extra time. Something happened. What happened to the team? No, but not only today. I think the last game, the second half, the normal lose control, but we need improve in this moment. But I think in the first half is play very good. We have 2-3 opportunity for finish game, but always is the same. You need a lot of opportunity for more score. After, I think the second half don't play good. Flora came to the game with a relatively young team. People thought that okay, Levadia will win the game pretty easily, but I think they had more, aggressive play style comparing to Levadia. The same young team. You check Victory, Carlos, yes, exactly, Mas, yes. Kawa is young team. But they had more, let's say, energy. Sure. For the second half, for example. This is possible. For this lose control, this is possible. But in games is during 90 minutes, not only 45. One half for us, one half for them. But after, I think when the goal this drop when finish game, no, it's good for us. After. In extra time play regular, not play good. Now you have to get the focus to the league. Yeah. How to do that? Win 2 games. This is mandatory for us. After way, believe it's possible. We need in the first moment we need our work. Thank you so much. Thanks. Ja nüüd tuleb siia ka Konstantin Vassiljev. Kostja, ütleme nii, et enne mängu me rääkisime sellest, et Flora tuleb mängule väga paljude vahetustega ja Levadial justkui peaks olema ikkagi kohustus see mäng ära võita. Tänane Flora näitas hoopis midagi muud. Mis on sinu see esimene emotsioon pärast sellist suurt ja tegelikult väga olulist võitu Levadiale? No ega tegelikult me väga esimese poolaega rahul ei olnud ja mängijad ise ja meie sellist nagu sportlikku nahaalsust, agressiivsust oli vähe ja seda julgust võib-olla. Teisel poolel, kui seis on 0-1, siis nagu mitte midagi ei ole kaotada ja mehed juba julgemad lihtsalt võtsid initsiatiivi ja lõppkokkuvõttes jõudsime selle lisaajani ja vahetused tõid seda vajaliku võib-olla lisakäiku ka. Kas sa saad ka öelda, mis need poole jutud või vahejutud teil olid, sellepärast et Flora tuli hoopis teistsuguse sisuga mängule vastu, palju nagu agressiivsem tundus ta olevat, mehed tulid olukordadesse hoopis teistmoodi sisse? No pigem oligi see, et see ikka, isegi kui see on karikas, see on ikka derbi ja seda derbi sisu tahtsime näha teisel poolel rohkem, kui seda oli esimesel poolel ja sest lõppkokkuvõttes need mängijad võib-olla, kes vähem mängisid, aga nad on meie mängijad ja me tahame hoida mingis mõttes mingid standardid ikka samal tasemel ja ma arvan, see teine poolaeg oli meie standardi lähedane. Maiman, mida sa nüüd vastad, aga kui me vaatame seda koosseisu, noort koosseisu, kus peale tuli, kas fookus oli natukene ka sellel liigal ja tuli anda ikkagi põhimeestele puhkustena? No selles suhtes me pidime niikuinii arvestama, et meil jälle 2 päeva pärast on jälle uus mäng ja 2 päeva tagasi oli mäng, et selles suhtes vältida neid vahetusi ei olnud, aga meil selles suhtes paljudel kohtadel on ikka need teised valikud, mis ei ole nagu võib-olla alati teised, et nad on head mängijad ja nad teevad trennis head tööd ja kindlasti mingid nooremad mängijad said täna rohkem tunduvalt aega, võib-olla mis vahepeal juhtub, aga samas me teadsime, et kui on vaja, siis me vahetusest meil keda võtta ja Rauno ja Sergei pluss Teevel ja kõik tulid väljakule, et selles suhtes midagi säästa andis, aga kui palju see selles faasis annab, see näitab aeg. Millega sa täna kõige rohkem oma meeskonna puhul rahule jäid? Kas sa oskad midagi välja tuua pärast kindlasti selle reaktsiooniga peale poolaega, et see sisu, see iseloom, see initsiatiiv, mis nad näitasid palliga, olid hambad risti silmapallid, see teeb head meelt. Aitäh sulle kommentaarist ja palju. Aitäh.
ja kohe jõuab siia ka meie juurde Sergei Zinjov. Palun, ma annan sulle mikrofoni ka. Tere, jah. Sergei, 2 väravat. Küsin eelkõige selle kohta alguses, mis tunne on lüüa Levadiale sellises mängus 2 väravat, viia Flora karikas edasi? Tead, mõtlesin ka selle peale, mõnus lihtsalt mängida, see aasta nii harva mängisin, et praegu on mõnus lihtsalt mängida. Need mängud, see aasta nagu läks väga raskelt, need vigastused ma ei saanud käima üldse nagu. See lõpus tunne on päris okei, et nagu võrreldes sellega, mis oli, et tervisega vist nagu parem kindlasti, aga veel kõik korras ei ole. See on kõige mõnus minu jaoks, et saan mängida nagu väravad on väravad, aga mängida tahaks veel. Sa nägid tänast mängu kõigepealt pingi pealt ja siis liitusid ise ka mänguga. Kui sa vaatad seda nii-öelda pingilt, oled ka mänginud, siis mis oli see põhiline asi, miks täna Flora selle võidu Levadia vastu ära võttis? No esimese poole ei saa öelda, teisel poole kindlasti me rohkem tahtsime ja lisaaega nagu. Ma arvan, see õige sõna on tahtmine, et tahtsime rohkem võita selle mängu ja see tulemus tuligi. Nüüd on vaja liigas 2 väga olulist võitu ära võtta. Kuidas seda fookust hoida? See on meie töö. Esimene on meie töö ja iga mäng pole vahet, kas see on nüüd 2 viimast mängu või see esimene peame fookust hoidma nagu alguses lõpuni ja siis mängus ja liigas nagu. Ütlen, see on meie töö ja see on väga oluline asi. Enne veel, kui ma su ära lasen, sina oled Floras ikkagi nii-öelda juba legendi staatuses mängija ja vanem mängija. Täna väga palju noori mehi oli väljakul, mitte isegi hinnangu, aga kuidas sa näed neid mehi mängimas igapäevaselt ka treeningutel? Kas see, mida nad täna näitasid Levadia vastu, oli sinu jaoks üllatus või tegelikult on ikkagi see, et nad ongi just ma nagu trennis näen ja nagu see peab välja tulema, et tahtmine on neil väga suur. Nad tahavad iga trenn panna täiega, pole vahet, mis trenn, taastumistrenn, nad panevad saiaga ja see kindlasti see tuleb neil, jah, aega neil on, et kindlasti kui nad panevad edasi niimoodi, siis see tulemus ka tuleb. Aitäh sulle enne kommentaari, kes teeb palju edu. Aitäh. Ja nüüd tänase Levadia ainsa väravaautor Tanel Tammik jõuab ka meie juurde. Tere! Väga raske mäng terve Levadia jaoks, ka sinu jaoks tegelikult siin esimesel poolel kõvasti tööd ja teisel poolel vahetati siin ka lõpuks välja ja jätsid kõik väljakule, aga nagu tabloo ütleb, siis ikkagi 1-3 kaotus. Mis täna Levadia puhul sinu kui mängija poolt vaadates, mis läks valesti? Ma arvan, et kõige lihtsam vastus on see, et mida minut mängu lõpupoole läks, seda rohkem fookus ära kadus. Et tegelikult esimene poolaeg me hoidsime Flora kontrarünnakud päris hästi kinni, millega on võib-olla mõnes teises mängus olnud keerulisem ja me teame seda, et Flora neid otsib. Et selle saime kinni, aga jah, seal lõpus ikkagi mäng kestab 90 minutit ja on vaja fookus paigas hoida ja eks kui seis on 1 väravaline, siis Flora kindlasti pead nurgu ei lase ja otsib edasi seda. 45 minutit hoidsite Florat kontrolli all, aga kui me võtame selle teise poolaja, siis tegelikult kohe juba teise poolaja alguses Flora oli hoopis teistsuguse tahtmisega. Sergei Zinjov ütles ka, et just see tahtmine oli neil suur. Teil ei olnud midagi vastu panna. Kas nad kuidagi üllatasid teid? Ma ei ütleks, et üllataks, aga see on jalgpallis pahatihti alati nii, et kui tuleb üks, siis meeskond võib saada momentumi ja sealt veel indu juurde, et paraku täna Flora sai selle momentum üles ja kasutas oma võimalused ära, aga see on jalgpall. Üks päev läheb ühtemoodi, teine kord teistmoodi. Levadial on neid lisa- ja kaotusi ja ka penaltite kaotusi täna sel hooajal olnud Kaljule karikafinaal Eurosarjas samuti ja nüüd ka siin karikas veerandfinaalid ei pääse. See fookuse hoidmine, kas sa mängijana näed ka, kus see nagu murekoht teil tekib, et kas sa näed mingisugust kohta, kus seda nii-öelda paremaks saab keerata? Ma arvan, et siin ei ole mingit suuremat murekohta, see on lihtsalt igaühe individuaalne asi ja tegelikult ma räägin, et 87 minutit asjad toimisid, jah, eks ta mingist hetkest läks võib-olla rohkem selliseks jookseviska mänguks, aga ma ei ütleks, et siin on mingit vaja otsida kuskilt meeskonnalist mingit probleemi või hästi. Meil on selle fooni ja tahtmise ja kõigega on väga hästi, et nii on lihtsalt, vahel juhtub. Üks värav sulle endale ka kirja, ilmselt sellise skoori puhul ei ole see sinu jaoks nagu nii oluline, aga samas ilus ta löödud sai, sinu kommentaar sellele ka? Ei, muidugi, aitäh. Ma olen ise ka rahul, et lõpuks jälle väravad sai saistada, aga kui me vaatame ikkagi tablood, siis 1-2, aga vahet ei ole, kui vastane lööb sellest kahest rohkem, siis
või ühest, nagu meil siis täna oli, siis ega tal nii suurt kaalu tõesti ei ole, aga jah, tore on ikka lõpuks mingi resultatiivsuspunkt saada. Mängisid ääre peal, väga palju said joosta ka, ühel hetkel vahet jättis nüüd välja. Kas sa oskadki öelda selle platsi kohta? Kaugelt võib-olla ka Martin Remile näiteks tundus, et vähe võib-olla pehme on ja oli ka raske nagu mängida. Oskad sa ümber lükata seda või kuidas sellega? Ma arvan, et see on niisugune tavapärane sügismuru, et me ei saagi siin oodata, et meil on nüüd niisugune perfektse niiskusega ja perfektse pikkusega muru, et see on tavapärane, et ongi natuke pehmem ja selleks ongi meil ju jalgpalluritel loodud ka metallkorgid. Aitäh sulle nende kommentaaridest ja edu liigas! Aitäh!